täna on Halloween ja meie oleme siin MyHit stuudios ka Halloweeni tähistamas. Meil on ka külaline Maria Tauts, tere sulle. Tere. Ja meie ülesanne on teha siis siuke klassikaline Halloweeni latern kõrvitsatest, eestimaistest kõrvitsatest ja siis vaatame, kes teeb kõige õudsama. Mina ei usu neid, aga mul on tihti see, et mul hästi nagu elav kujutusvõime, et kui ma mingit õudset asja näen ja siis see mul meelde jääb, siis mul põhimõtteliselt kujutangi seda ette ja ma hakkan seda kartma räigelt. Et ma pigem hoian õuduse filmidest eemal, aga Halloween mulle meeldib täiega. Vahepeal on lihtsalt sellised hetked, kus hakkad mõtlema küll selliste asjade peale, et aga mis siis on, kui tegelikult meie ümber nagu juhtuvadki sellised asjad, aga võib-olla me nagu lihtsalt ei taha endale seda tunnistada, aga tegelikult meie ümber toimub ikka väga palju. Killer Clown, aga muidugi need on ju neid videos ja internetis liib veel nii palju. Minule meeldib vist kõige rohkem ikkagi siukene vana hea see Frankensteini see monstrum, kes on siis laip ellu äratatud. Minu lemmik tegelikult on Nightmare on Elm Street või mis see siis on? Of Elm Street. Freddy Krueger on ikka minu arust kõige õudsam tegelane üldse, sest ta tegutses unenägudes. Jüri. Ma arvan, et Maria sest on kõige väiksem, sest me lihtsalt, aga tegelikult nii on nii on. Samas äkki sa oled lihtsalt meist nii palju targem, et sa suudad ära kavaldada lihtsalt need pahalased. Mina tunnistan ausalt, et mina ei astu mitte kunagi kanalisatsiooni nende aukude peale. Ma lähen neist mööda või hüppan üle ja mulle ei meeldi ka väga, ma tean, et seda ei saa nagu niimoodi vältida, aga mulle ei meeldi ka varjude peale astuda. Iga kord, kui läheb mingi must kast üle tee, siis sa ikka nagu natukene mõtled selle peale. Aga siis läheb kohe meelest ära jälle. Mina olen nii palju ebausklik ainult, et ma üritan, kui ma mõne inimesega kõnnin kõrvuti tänaval, et post ei tohi vahele jääda, et kahelt poolt posti ei lähe, et tuleb ühelt poolt posti minna, muidu läheb tülli. Riid tuleb majja. Ei ütle. Mul ei ole olnud. Küll jõuab. Mul kõige õudsam asi vist oli unenäos. Mina olen näinud, või mul on ka õudsed unenäod on sellised, kus on kaks varianti, et üks asi on see, et ma jään tööle hiljaks ja teine variant on see, et ma avastan, et ma olen kuskil rahvarohkes kohas ja siis mul ei ole mingil põhjusel pükse jalas ja siis ma pean ennast kuskile varjama, see on päris siuke vastik. Vaatan üle, aga tavaliselt ma arvan, et mul on need kassid, mul on 2 kassi kodus. Tavaliselt kõnnivad kassid või mängib. Mina läheks ka vaataks, ma arvan üle. Äkki on varas? No ma hoiaks pigem niimoodi, et ma oleks telefoni käes ja mul oleks... Teed kohe laivi igaks juhuks? Ei, laivi või siis see, et ma juba olen valmis valima hädaabi numbrit, et juhul kui on mingid elustegelased, mis tegelikult vahepeal on veel õudsamad, eks. Mina vaatan ja ma olen väga suur õudukate fänn ja ma ei valiks mitte ühtegi filmi, kus ma tahaks ise sees olla, sest et need on lihtsalt liiga õudsad. Minu poole on väga lihtne, see võib olla Saag või see hulluks läinud. Või Elm Street, Luupaina, mis iganes. Ma jään nagu nii 10 minutit peale filmi algust magama. Ma jään õudukatega lihtsalt nagu magama. Peaasi, et ta ei ole mingi siuke Lõuna-Korea õudusfilm. Sa oled filmis sees. Ma saan aru. Et aga mul ei ole õudne, kuna ma ei ole neid lõppe näinud kunagi. Jaa, selles mõttes. Ma ei tea, mida ma kartma pean. Suure kaliibriline kuulipilduja. No zombide vastu eriti midagi ei aita, eks ju. Ma võtaksin, ma arvan, mingi suure kuulipilduri. Lihtsalt pesapalli kaika. Ma arvan, et mina oleksin see naljategija, see loll, kes tegelikult alati surma saab. No ma oleksin siis see tark sellisel juhul ikkagi. Tahaks ka tark olla. Tahaks ka tark olla, jube hea. Kas 3 tarka siis ei saa olla tal kogu? 3 tarka, see on nagu selles ühes teises muinasjutus, mis jõulude aega käib.
üldiselt ma vaatan tavaliselt kas just mingit filmi, aga ma mõtlen teisi mõtteid, üritan mõelda ja siis ma või siis vaatan jah mingit komöödiat natukene, sest et vahepeal mõni film on lihtsalt jõudnud. Mina, nagu me juba teame, jään juba õuduka ajal magama, niimoodi, et selles mõttes mul ei ole probleemi. Ma ei pea vaatama midagi eraldi peale. Kas sa üldse vahepeal oled ärkvel või? Ega väga ei olegi, praegu tõesti kogemata olen, aga küll see ka üle läheb varsti. Kellel on silmad kord kinni? No näed, me vist Indreku vastab teame ka siin. Mina olen muidugi see, kes karjub teiste peale kogu aeg. Ma olen ka tegelikult. No tegelikult miks sa lähed sinna, see on ju seal ju, miks sa lähed uurid? Miks sa uurid seda sealt? Mine magama. No nii on jah, aga nad on nii rumalad, ei ole... Läbi ajaloo meil on tehtud õudusfilme juba, ma ei tea, mitukümmend aastat ja ei õpi kunagi, ei lähe üksikusse majja, kui sul läheb auto katki, siis lähed bensiinijaama tagasi, mitte ei lähe sinna metsa sisse üksikut maja otsima. Ja siis muidugi ka see, et sa vaatad oma jalget, sa ei kuku kogu aeg. Jah, just. Alati nad kukuvad. Ja kui on keldrist mingit imelikku häält kostab, siis ei lähe üksinda sinna, vaid võtad ikkagi kedagi kaasa või lasta jah teeb seda. Siis politseisse. Hirmutan. Mina olen see inimene, mulle ei meeldi, kui mind hirmutatakse, sest ma olen väga kergeusklik ja mind on väga lihtne hirmutada, nii et mina olen siis see, keda hirmutatakse kogu aeg. Mina hirmutan, jah. Jätta video alla kommentaar, milline kõrvits või kelle kõrvits on sinu lemmik. Ja nüüd ütleme tšau ja... Tšau! Tšauki, tšau!